Heida issanda peale oma koorem ja tema hoolitseb sinu eest. Ta ei lase iialgi kõikuda õiget. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel alustame seda 15. veebruari kella 10 jumalateenistust siin Oleviste kirikus ja teeme seda meie alguslauluga number 44. Selle laulu ajal palun lapsed, mudilased, kõik noored, pühapäevakooli õpetajad, tulge selle laulu ajal ette, sest kohe peale laulu 568 tahan alata sinuga Jeesus. On ka Jumal kohal. Kuuleme 4 mudilaskoori laulu. Palun, tulge ette lapsed, mudilased. Mudilaskoori laul tuleb peale alguslaulu. Tahan alata sinuga Jeesus.
suur aitäh, armsad mudilased. Ja nüüd me kutsume ette Liina Rahuaja, meie mandolinikoori dirigent, organist, multitalent. Sinul oli sünnipäev sellel nädalal teiste 45 seas meie koguduses ja pastorid, vanempastor ja Heldur Kajaste, tuleme, palume õnnistust meie armsale Liinale. See on väärt ja kallis töö, mis sa teed. Piibel ütleb, et kõik, kellel on elu õhku, kiiku issandat ja Liina mängib sellist pilli, kus kogu aeg on õhk, väga vajalik. Ja see sümboliseerib ka inimese kopsutööd, et me kõigil on see võimalus Jumalat kiita ja Isa, me täname sind Liina eest, et ta on olnud õnnistuseks kogudusel juba palju aastaid ja teeninud ustavalt, aga issand, me palume, et see uus eluaasta oleks tal väga õnnistatud, sinu kätel kantud, sinu ligiolus, sinu armus hoitud. Issand, täida ta jätkuvalt püha vaimuga ja rõõmuga, hea tervisega ka, kui ta on koore juhatamas ja ees vedamas ülistust oreliga mängides, sind kiites, issand. Ja tänu sulle tema eest. Tänu sulle, et on oma annid toonud sinu trooni ette ja kiituse tänu sulle. Tee talle head, et ta võiks elada ja hoida sinu sõna, nii nagu psalmist 119:17 palub. Ja tänu, et sul on rikkalikult tema jaoks õnnistusi varuks. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Meil on sulle lilledega väike kaart. Ma tahan kõigepealt öelda suur aitäh, meie vapper lastekoor, et lehvitame nendele lastekoori lastele, kes on praegu kodus haiged, et me saadame teile suured kallid. Ja võiks tegelikult öelda, et ega rohkem ei olegi täna vaja öelda, et lapsed on juba kõik oma lauluga ära öelnud, et Jumala peopesal on kõik teretulnud. Ja kuigi eile oli sõbrapäev, siis kristlastena oleme meie kutsutud armastust välja jagama iga päev läbi aasta. Mitte ainult üks kord aastas või pühade aeg, vaid iga päev. Ja kas head teha on kerge? Nii ja naa on ju, Frank. Mõnikord on raske, mõnikord kerge. Aga te olete kuulnud piiblist kindlasti lugu poisist, kes oli Jeesust kuulamas ja tal oli kaasas 5 leiba ja 2 kala. Mäletate? Mis sa arvad, kas tal oli kerge oma leibadest ja kaladest loobuda, mis ema talle oli kaasa pannud? Ma ei tea. Võib-olla oli kerge, võib-olla ei olnud. Aga ta oli valmis ohverdama ja andma teiste kasuks selle, mis temal oli kaasa pandud. Ja me teame, et sellest said paljud kõhud täis, paljud inimesed said õnnistatud ja jäi üle. Ja see pisike grupp lapsi on täna olnud õnnistuseks meile kõigile. Ja ma rohkem ei räägi, et aitäh teile. Aga tõuseme ja palume õnnistust pühapäeva koolile ja kõigile lastele. Isa taevas, me täname sind, et siin meie ees on armsad lapsukesed pühas ehtes ja rivis ja sõbrapäevale võimalikus kostüümis. Isa, me täname sind selle rõõmu, selle armastuse, selle headuse eest, mida me võime kogeda sinu kojas. Ja me saame osa kõik sinu püha koja hüvedest täna. Ja nii need, kes on väikesed beebid, veel ema kõhus, kes on sündinud, aga ka need, kes on juba oma elu tee lõpuni käinud.
oleme kõik sinu ees, sinu palge ees ja paneme õnnistavad käed tänasele pühapäevakooli tunnile, õpetajatele, kõigile, kes õpetavad, laste vanematele, kes on oma lapsed toonud ja ka vanaisad ja vanaemad. See ei lähe kellestki mööda. Me oleme sinu pere, sinu lapsed. Sina oled meie taevane isa ja sina paned oma õnnistavad käed meie kõigi üle. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peal ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Aamen. Head tundi. Aitäh teile. Suur tänu, Helge. Ma pean sind ka täna unustama. Jumal ole. Kallis Oleviste kogudus ja kõik raadiokuulajad. Ma tahan täna hommikul lugeda teile piibliteksti ühe lühikese lõigu Apostlite tegude raamatust. Ja Luukas pühendab hästi mitu peatükki ja pikad lõigud sellele, kuidas Pauluse üle mõistetakse kohut ja kohut mõistetakse tema usu pärast. Ja nendes erinevates kohtupinkis, kus ta istub seal, et see annab talle võimalus ka tunnistada oma usust. Ja ma tahtsin täna hommikul lugeda lihtsalt teile lühikesed 4 lõiku 24. peatüki lõpust, salmid 24 kuni 27 ja mõtelda meile antud aja peale. Mõne päeva pärast saabus Feelix koos oma naise Drusillaga, kes oli juut, ja laskis saata mehed Pauluse järele ning kuulas ta kõnet usust Kristusesse Jeesusesse. Aga kui Paulus kõneles õiglusest ja kasinusest ja tulevasest kohtust, lõi Feelix kartma ja vastas: mine seekord ära, kui mul on rohkem aega, siis ma lasen su jälle kutsuda.
Pealegi ta lootis, et Paulus annab talle raha. Seepärast laskis ta teda üsna sageli enda juurde saata ja vestles temaga. Ent kui 2 aastat sai täis, tuli Felixi järglaseks Porcius Festus. Felix aga soovides olla juutidele meelepärane, jättis Pauluse ahelaisse. Siin ma lugesin teile, Felix ütles, kui mul on rohkem aega. Kui mul on rohkem aega. Meile kõigil on antud aeg ja aeg on tegelikult Jumala käest, Jumala kingitus meile. See on Jumala and ja see on piiratud, mille Jumal on piiranud. Kui me loeme Piibli algusest 1. Moosese raamatust, siis me teame, et kui inimesed pattu langesid ja see kõik sündis, siis Jumal piiras seal ajad, ütles, et olgu inimese elupäevi kuni 120 aastat. Ja me teame, et täna ei ela inimesed enam nii vanaks, et psalmidest me loeme, et meie päevade mõõt on 70 ja kui keegi on tugev, siis 80 aastat. Ja parimal juhul on need vaev ja häda, see on parimal juhul. Sellepärast, et me elame lagunevas maailmas, patu poolt rikutud maailmas, aga Jumal on meile midagi palju paremat valmis pannud ühes kohas, kus enam ei ole seda aega piiratult. Ja see aeg on selline asi, et me ei saa seda aega kuidagi seisma panna ja me ei saa aega kuidagi ka nagu juurde tekitada või lisada endale. Ainuke asi, mis me teha saame, on see, et vaadata, kuidas me seda aega kasutame ja millega me seda aega täidame. Et see meie kätte antud. Ja esmalt on Jumal andnud meile aja selleks, et temaga oma asjad korda sättida. Meil on selleks aeg. Ja siin on väga huvitav, kuidas ma loen uuesti salmist 25, kuidas siin Felix ütleb, et mine seekord ära, kui mul on rohkem aega, siis ma lasen su jälle kutsuda, kui mul on rohkem aega, ehk siis ta ütleb, aega ei ole. Aga samas, kui ma loen järgmise salmi, et ta lasi Paulust üsna sageli enda ette kutsuda, sellepärast, et ta lootis raha saada. Aega on. Sageli on aega, palju on aega. Paulus tahtis talle rääkida Jumala sõna, ta siin rääkis õiglusest, kasinusest ja tulevasest kohtust. Ja seda Felix kuulda ei tahtnud, et õiglus, et me teame, et Paulus teises kohas Rooma kirja 3. peatüks ütleb, et ei ole õiget ühte ainsatki. Me teame, et Jumal on õige ja talle sobib ainult õige inimene, aga kuna me keegi ei suuda õigena elada, siis ta pakub meile seda õiglust, mis tuleb usust Jeesusesse Kristusesse. Lapsed täna hommikul laulsid meile, et kõik, kes tema vastu võtsid, andis ta meeleva saada Jumala lasteks. Et see on see, mida Jumal meile pakub. Ja see on tasuta, see on kõigile kätte saadav. Ja Jeesus on tegelikult tulevases kohtus siin rääkis, et Jeesus on ainukene advokaat, kes saab meid esindada seal kohtus, sellepärast, et ta on juba selle kohtu võitnud. Ja ei ole ühtegi teist advokaati. Selleks ei sobi ei Buda, Muhamed ja keegi teinest. Kõik on oma pattudega nii see süüpingis. Kõik on pattu teinud, Jumal austan ilma. Ja ainult Jeesus on see, kes suudab meid esindada Jumala ees. Ja on juba meid õigeks teinud, kui me selle usu läbi vastu võtame. Ja Felixil ei ole aega, aga kui on kasulootus, siis aeg on. Et see meenutab tegelikult ühte tähendamissõna suurest pidusöögist, mis on Matteuse evangeeliumis kirjutatud, et te teate, et kui laskis ka külla kutsuda või laskis pidusöögile kutsuda seal erinevaid inimesi, et üks leidis vabanduseks, et tal on põld ostetud, ta peab minema seda vaatama ja teine ütles, et tal on 5 paari järgi, et ta peab minema neid katsuma ja mõlemad ütles, et vabanda mind. Ja siis lõpuks kolmas veel ütles niimoodi, et ma olen naise võtnud, ta isegi ei vabandanud enam. Ja me teame, et inimesed leiavad alati neid vabandusi, et mitte nagu minna ja kui sinna natukene ka vaadata seda tähendamissõna, siis tegelikult need asjad oleks nüüd vabalt edasi lükata või ka teine kord see teha. Sa ei lähegi põldu ostma, kui sa ennem seda vaadanud ei ole ja järgi sa ka kindlasti enne proovid, kui sa need ära ostad. Aga me oleme inimestel on vabanduse meistrid ja lükkame nagu aega edasi, aga me kunagi ei tea, millal see aeg meil otsa saab. Ja meil on võimalust aken on praegu, siin me lugesime ka, et kui 2 aastat sai täis, siis tuli Felixi asemele keegi teine, et 2 aastat ta võis kuulata seda juttu, mida Paulus rääkis, ja ta ütles, et aega ei ole. Aga Piibel ütleb, et ennäe, nüüd on soodusaeg ja täna on see päästepäev. See esimene asi on see, et Jumal annab meile võimaluse asjad korda sättida. Teine asi on meie antud aeg on see, et Jumalat teenida. Ka see aeg ükskord saab meil otsa.
ja me saame samamoodi nagu Felixi kombel öelda, et aega ei ole. Et Jumal paneb meile midagi südamele või kutsutakse kuskile või on vaja kuskil kedagi teenida või aidata või koguduses teha või ükskõik. Ja me hakkame oma peas mõtlema ja leiame vabandusi, et aga meil on see teha ja mul on teine teha, aega ei ole. Aga siis, kui on võimalus kuskilt raha teenida, aega on palju aega, nagu siin Felix ütles, et lasi tihti kutsuda enda ette, tihti on aega. Et meil kõigil on aega 24 tundi ööpäevas, et kellelgi ei ole seda rohkem, ei ole vähem, oleme vaene, rikas, ükskõik kes me oleme, 24 tundi ja me peame aega targasti kasutama, see on Jumala and, mis meile on antud. Ja huvitav on ka see, et mitte kuskil piiblis ei ole öeldud või ei ole õpetatud, kuidas raha teenida. Et kuidas saada rikkaks, kuidas saada jõukaks, aga huvitav on see, et on seda raha nagu võrdpildina kasutatud Jumala riigi teenimiseks, kui te teate, see tähendab seda talentidest. Kuidas Jeesus rääkis, et inimestele anti erinev kogus talente, kellele anti 1, kellele anti 2, kellele anti 5 ja öeldi, et minge kaubelge. Kõigile anti, keegi end ilma, aga kõik said erinevalt ja me inimeste oleme ka erinevad, mõni rohkem võimekas, teine vähem, aga meil kõigil on midagi on antud ja me kõik suudame ja oskame midagi teha. Ja Jumal ütleb, et mine kauple sellega, mis sa oled saanud. Ja see, kes oli kõige vähem saanud, see mattis selle maha. Nagu meil ka kiusatus, et võib-olla, et mina ei oska seda, ei oska teist, et see kiusatus maha matta, aga meil kõigile midagi antud. Jumal ütleb, et mine teeni sellega ja teeni Jumala riiki ja investeeri sinna. Väga huvitav on see, et ma täna hommikul tegin ka oma telefoni lahti ja esimene asi, mis mul seal lahti tuli, oli tänane päevasõna Jakobuse kirjast, et teie, kes ei tea, milline on homme teie elu. Te olete ju nagu aur, mida hetke on ja siis enam ei ole. Tõuseme ja täname Jumalat. Isa, me täname sind sellest, et sa oled andnud meile kõigile aega ja sinu kõige suurem kingitus on see, et sa oled andnud meile selle aja meele paranduseks, aeg asjad korda sättida ja aeg ka teenida sind enda andidega, mis sa meie kätte oled andnud. Ja me täname, et meil on ajas, terve igavik on ees, seal ei ole enam seda ajapiirangut ja me jõuame seal kõike teha ja ei pea enam kiirustama ega midagi. Ja isa, me täname sellest, et sa midagi palju paremat meile valmis pannud. Aga aita meil seda ajalikku elu siin elada praegu targasti. Nagu piibel ka ütleb, et pidage aega kalliks. Et me oskaksime õieti elada ja kasutada oma aega õieti, nagu sa meile kinkid oled selle. Me täname, isa, et sa oled hea ja me täname, et sa oled meie patud andeks andnud, isa, ja me täname sind sellest, et sina kannad meie eest hoolt ja võime alati sinu peale toetuda, isa, ja me täname, et ka tänasel Jumala teenistusel, isa, sa ehitad meid üles, julgustad meid ja kinnitad oma sõna läbi ja kasvatad meie usku, et me kõik saame tugevaks usus ja me täname sind sellest, et sa oled hea, isa. Tänu ja kiitus sulle. Aamen. Istuge palun.
Suur aitäh! Mandoliinikoor, lauljad, muusikud, dirigent Liina Rahuaja ja me jätkame teadetega. Palun kõigepealt Oleviste koguduse armas õde Riina Solman, esimene teade sulle suuremast üritusest, kuhu me ootame kogudus sind appi. Ja tere, kallis kogudus, kõik, kes on kogunenud hommikul kirikusse, kõik, kes kuulavad meid sidekanalite vahendusel, et tänane päev on selle poolest ilus, et inimesed, kes ei ole võib-olla nii terved, talvel ikka keegi jääb haigeks, saab ülekannet kuulata. Et ma tõesti tänan meie kallist kogudust selle eest, et 25 aasta läheb, kui me juba jälle tuleme kokku, et teenida endast nõrgemaid, koduta ja vähekindlustatud inimesi vabariigi sünnipäeva ajal, sest kõigile on oluline, et meil on vaba riik, eriti tänases maailmas, kus on nii palju globaalseid ohte. Oleme me tänulikud selle eest, et meie saame vabalt kõneleda, vabalt mõtelda ja keegi ei pane meid selle eest vangi, ei represseeri meid või ei hukka meid selle eest. Ja meie väike armas Eesti on kõigile meie südamele väga kallis ja nii ka neile, kes ise ennast sellel päeval võib-olla eriti väga palju aidata ei saa. Ja teate, hea uudis on, et 21. veebruaril tuleval laupäeval kell 12 toimub taas koduta ja vähekindlustatud inimestele mõeldud vabariigi sünnipäeva vastuvõtt. Tulemas on siia Tallinna volikogu esimees, kes annetab kringli, Mihhail Kõlvart, aga teate, hea uudis on, ka linnapea soovis tulla, aga andis ka oma positiivse vastuse meile vabariigi president Alar Karis. Et see on väga auline, et me oleme saanud sellise tähelepanu osaliseks ja me käime Alar Karisega ka siis Tallinna linna sotsiaal- ja turvakeskustes, Iru hooldekodus sellel samal hommikul teeme ringkäigu, mina abilinnapeana saadan siis presidenti, ta läheb Iru hooldekodusse vabariigi sünnipäeva puhul tervitusi viima, siis me läheme erivajadustega lastekodusse ja siis tuleme ka siia, kus on 25 aastat teenitud puuduses inimesi ja see on aitäh teile, kallis kogudus ja meie koguduse juhid muidugi, kes on selle palve ja eestvedamise meile õlgadele lubanud panna. Aga ma palun abi. Teate, kuna me pakume siin ka sooja toitu, siis oleks tarvis abikäsi, kes tulevad. Võib tulla kell 11, ei pea tulema ilmtingimata kell 10, aga kes tahab varakult Jumala poole juba hüüda, tulgu varem. Aga kell 11 on piisav, kui vabatahtlikud kogunevad laupäeva hommikul, et me jagame ennast siis sellistesse puntidesse, kes hakkavad pinkidesse inimesi teenindama. Soe toit on selline, mida me ei saa siin vabalt, me oleme proovinud siin löövis jagada, küll taga jagada, aga see ikkagi inimese käes, kelle käed on nõrgad, pudeneb maha ja pärast meil on, keegi kukub selle toidu sisse ja see ei ole väga ilus vaatepilt. Me teenindame neid inimesi pinkides nagu alati ja vot selleks on tarvis vabatahtlikke inimesi appi. Ja loomulikult pärast kell 14.30, pärast kontsertjumala teenistust on tarvis inimesi, kes tulevad appi kirikut koristama, sest ikka kas see kringlitükk kukub või läheb kohvitassi ümber, et ikka midagi meil siin juhtub. Aga see on kena, et Jumal on lasknud ka meie kõige kõrgemal riigi peal meie tegevuse peale hea pilguga vaadata, et oleme selle üle tänulikud ja rõõmsad ja palvetame meie riigi juhtide ja ka siis meie riigi pea eest, et tema käsi ikka hästi käiks. Poliitika ei ole nõrganärvilistele, Jumal on mind pannud sinna osalema ja mul on hea meel, et meie kogudus saab sellise tähelepanu osaliseks. Ja veel mul on palve, et ka meie koguduses on väga palju inimesi, kes on üksikud pensionärid võib-olla ja ei teeni väga palju. Ka nemad on oodatud sellest pidupäevast osa saama. Soe kõhutäis on mõeldud kõigile, et kutsuge julgelt oma tuttavaid, kutsuge sellel päeval kell 12 nad kirikusse kontsert jumalateenistusele. Mängima tuleb Johan Randvere, Reet Linna, nagu on ürituse patroon olnud 25 aastat. Tema vanavanemad olid meie koguduse liikmed, eks ole, et on Reida pärast palju palunud ja ta on ustavalt meid teeninud kõigi meie kõrval siin. Et kes teab, mis plaanid Jumalal, eks ole, on. Igal juhul, et
kallid vabatahtlikud, võite teha ka kiluvõileibu või küpsetisi ja tuua need siis endaga kaasa, aga tulge palun appi inimesi teenindama ja kutsuge ka ise üles, nooremad inimesed, jagage Facebookis seda bännerit, mis on Oleviste kodulehel välja pandud, ja kutsuda inimesi üles ja öelda, et siin saab ka sooja toitu. Praegu on seal plakati peal meil kohvilaud, et võib-olla peamegi selle ära parandama panema, et on toidulaud, et võib-olla siis tuleb inimesi rohkem, et jõuluajal olete ju näinud, kirik on rahvast täis, vabariigi sünnipäeval natuke vähem, aga ikkagi kõik on oodatud, kõik on valmis ja aitäh teile, kallid, et te olete olnud 25 aastat neid inimesi teenimas, kes ise ei jaksa. Aitäh, tänu Jumalale, kiitus Jeesus. Suur aitäh Riina Solmanile, suur aitäh. Ja jätkame teadetega. Meil on ette tulnud vanem pastor ja enne kui läheme koguduse tavateadetega edasi, on niivõrd oluline teade, et see on leinateade, selle esitab Oleviste koguduse vanem pastor Veljo Kapten. Armas Oleviste kogudus, kõigepealt ma tahaksin teid tänada, kes te olite möödunud reedel Rahumäe kalmistul, et mälestada meie kunagist vanempastorit Ülo Merilood, tema 100. sünniaastapäeval. Sinna oli kogunenud üle 34 inimese erinevatest Tallinna kogudustest, ka meie koguduse liikmed, koorilauljad. Ja see oli üks eriline hetk, kui me seal kella 11 ajal palvetasime ja Jumalat tänasime ustava karjase eest. Aga pärastlõunal, selle sama 13. veebruari pärastlõunal saime me leinateate, sest igavikku taevakoju kutsuti meie kauaaegne karjane, Jumala sulane, pastor Rein Uuemõis. Jumala sõna ütleb, psalm 116:15, kallis on Jehova meelest tema vagade surm. Ja ilmutuse raamatu 14. peatükis 13. salmis on öeldud, ja ma kuulsin häält taevast ütlevat, kirjuta, õndsad on surnud, kes issandas surevad nüüdsest peale. Tõesti, ütleb vaim, nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes. Pastor Reinu ärasaatmine toimub tuleval kolmapäeval, 12. veebruaril kell 12 siit samast Oleviste kirikust. Matusetalitus leiab aset Rahumäe kalmistul. Me avaldame südamest kaastunnet abikaasale Einikesele, poeg Teedule, tütardele Anule ja Epule perekondadega. Pastor Reinu elu ja teenimine on puudutanud tuhandeid inimesi Eestimaal, endises Nõukogude Liidus, Ukrainas, Venemaal, Iisraelis, USAs, Euroopas. Jumal kutsus vend Reinu 16-aastase noormehena 1947. aastal evangeeliumi kristlaste Karmeli koguduse suure neljapäeva evangeelsel õhtul. Pastor Oskar Olvik astus tema juurde ja küsis, Rein, kas sa ei tahaks täna õhtul oma elu Jumalale anda? See küsimus puudutas Reinu hingepõhjani. Pisarad purskasid noormehe silmist. Ta langes põlvili toolide vahele maha ja andis oma elu Jeesusele. Püha vaimuga täidetuna kujunes vend Rein Uuemõisast võtmeisikuid ja eesminejaid möödunud 20. sajandi ühele suurimale vaimulikule äratusliikumisele maailmas, mis haaras 1/6 planeeti, tervet Nõukogude Liitu ja mida tunti venekeelse usklikkonna keskel Tallinna liikumise nime all Tallinskije dviženje. Paljudele, kellele pastor Rein oli vaimulikuks eeskujuks, jüngerdajaks, aga ka meile, Oleviste kogudusele,
oli ta ikka selleks, kelle kaudu Issand rääkis. me jääme temast puudust tundma ja igatsema taaskohtumist Issanda ligiolus. Soovitan tulla kolmapäeval varem. Ärasaatmine algab kell 12, aga kuna inimesi tuleb mitmelt poolt, ma tean juba, et ka Ida-Virumaalt üle Eesti tuleb inimesi tõenäoliselt ka välisriikidest, et siis tuleme juba pool tundi varem ja võib-olla, et kes ka autodega tulevad, siis te peate arvestama, et ei pruugi siia hoovi mahtuda, et tuleb nagu aegselt valmis panna. Jumala sõna ütleb, et tarkade süda on leinakojas ja tuleme, kellel on see võimalus ja aeg ja kes ei saa, oleme palves sellel päeval ja nendel päevadel. Aga mul on südames, et me võiksime ka praegu palvetada Uuemõisade pere eest. Tõuseme palveks. Isa taevas, me täname sind meie armsa pastori venna Reinu eest, kuidas ta armastas sind, valutas südant koguduse eest ja võitles lõpuni head usuvõitlust. Issa, me täname sind, et sa oled ta võtnud enda juurde ja nüüd on lapsed ja meie, kes me siin oleme, me tunneme sellist ühelt poolt kurbust, teiselt poolt on nagu rõõm ja sageli need tunded segunevad. Aga me tahame anda ka need leinatunded sinule üle, sest sa oled hea karjane. Trösti ja lohuta eriliselt Einikest, aga ka Teetu ja Anu ja Eppu. Ole nende kõrval. Võta nad oma embusesse, kõik lapsed ja lapselapsed. Ja me palume ka selle kolmapäevase ärasaatmise ja matuse talituse sinu kätte. Kui inimesed tulevad üle Eesti ja paljudest riikidest ja et hüvasti jätta, siis ole õnnistamas ka seda leinapäeva. Ole oma püha vaimu ja armuga meile kõigile ligi nendel päevadel. Tänu sulle, et sina oled ustav ja tõeline ja sina oled ülestõusmine ja elu. Ja kes sinus usub, see elab, ehk ta küll sureb. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Palun võtame istet. Suur aitäh, vanem pastor Veljo kapten väärika leinateate edastamise eest. Meil oli eile siin väga pidulik mälestusteenistus Hingesillad, mille viisid läbi koguduse liikmed Liivi Laos ja Raul Altmäe ja pastor Siim Teekel oli siin ees juhatamas seda. Tallinna Ülikooli meeskoor oli vaimuliku mõtislusega Veiko Võsu. Suur aitäh tehtud töö eest, armsad. See oli ilus õhtu, mitmed inimesed tulid pärast altarikaarele Jumalaga kõnelema ja oma hingele abi otsima. Ka täna on võimalik peale teenistust, kus me kuuleme veel pastor Heldur Kajaste jutluse, tulla altarikaarele ja rääkida Jumalaga, seada oma asjad Jumalaga korda, sest Jumal kutsub. Jumal kutsub. Aasta algusest aasta lõpuni, päeva algusest päeva lõpuni Jumal kutsub. Ka täna kutsub ta meid. Meil on ka teine teenistus täna kell 12 ja selles on issanda surma mälestamine. Palun, kes soovite osa võtta, tere tulemast, valmistage ennast. Seal on laste sõnum Kätlin Nairismägil, piiblitekst, palve ja siis on jutlus vanempastor Veljo kaptenilt, ülistus Hannes Nõlvakult ja teenistust juhatab Teet Uuemõis. Siin jätkub meil terve nädala hommikupalve. Palun tulge, külastage hommikupalvet. Ka meie koju kutsutud pastor Rein Uuemõis käis hommikupalvetel. Palun tule sina ka, kui sa kunagi ole käinud, tule Reinu mälestuseks. Ütle, ma tulen hommikupalvele iga päev kell 8
kuni kell 9:01 tund päeva alguses. Ja siis kuulsime, et kolmapäeval 18. veebruaril saadame ära pastor Rein Uuemõisa siit Viimsele teele ja liigume siit peale teenistuse lõppu Rahumäele. Aga siis on neljapäevane palvekoosolek 19. veebruaril ja pange tähele, meil on ülistamas Maria Belogortševa, jutlustab Klaus Möller, tuntud juudi evangelist, kes mitmetes riikides kuulutab, on taas meil ja palvetab ka haigete eest kell 6:30 neljapäeval 19. veebruaril ja seda palvekoosolekut juhatab pastor Teet Uuemõis. Reedel on noorteõhtu vanuses 12 kuni 20 Maarja kapelis. Laupäeval 21. veebruaril kuulsime juba, on kontsert jumalateenistus Eesti Vabariigi 108. aastapäevale pühendatud vähekindlustatud ja koduta inimestele, kuhu me ootame kõiki kogudust appi ja ka kuulama. Ja siis samal päeval 21. veebruaril on ka kontsert Keskaja muusika Maarja kapelis. Seal teenivad Marie Saame fiidelil ja Tarta Paldina laulul. Ning veel teateid. Järgmine pühapäev on veebruari viimane pühapäev, 22. veebruar. Siis on meil 3 teenistust. Kõigepealt 10. teenistus, kus teenib Katrin Rannaste, piiblitekstiga Erki Juurman, jutlustab Rivo Rajandu, teenib meeskoor, juhatab pastor Siim Teekel ja kell 12 on jumalateenistus, kus lastesõnumiga teenib Katrin Rannaste, piiblitekst palve Raul Rikk, jutlustab Priit Pesur, ülistus Ehvata koorilt Elisabeth Õbesalu juhatusel. Ja järgmine pühapäeva õhtu, pange tähele, kogudus on taas evangeelne õhtu. Palun teeme need pidupäevaks oma kalendris, oma elus, et me tuleme, kutsume kedagi kaasa. Evangeelne õhtu, kus on Ehvata koor, jutlustab pastor Veiko Võsu Nõmme baptisti kogudusest ja seda teenistust juhatab vanempastor Veljo Kaptein. Nii et järgmine pühapäeva õhtu oleme kõik rivis ja Jumal tuleb meile appi, kui me ise ka kaasa aitame. Praegu toimub otsing. Otsitakse torni ja raamatuleti töötajaid. Nii et andke endast teada, kes on huvitatud sellist tööd tegema, teenindama torni või raamatuletti. Ja noortelaagrisse oodatakse inimesi 26. veebruarist 1. märtsini. Noortelaager toimub Kehtna põhikoolis. Palun võtke kontakti, kes on huvitatud ja pange end kirja. Ning veel teade, et tänasel külmal päeval on meil ka Käärkambris kohvik annetustega noortelaagri toetuseks. Nii et kui sul on südames midagi sinna karpi panna, teed sa kõige paremini, sest noored vajavad laagri toetuseks ja sina vajad ka head kehakinnitust ja head sooja teed, kohvi, paremat, mis seal täna kõike pakutakse. Olge kohal, tulge vaatama. Nii, siis ma olen tähtsama öelnud, alfakursused jätkuvad täna kell 14, homme 18.30. Palun, ärge unustage, et toimuvad alfakursused, hoiame neid palvetes. Ja nüüd on võimalus meil kõigil õnnistatud saada. Me võtame oma lauluraamatu ja laulame seal laulu number 44. Kas tunned seda imeaulust nime? Ning samal ajal paneme kokku siis oma armastuse Anni. Jumal õnnistagu sinu Andi. 44. Kas tunned seda imeaulust nime?
Palun tõuseme hea kogudus. Tänu issand, et sa oled andnud rahuaja meie maale, päikese ja armu. See on sinu suur heldus, et meie maal on rahu. Ja me täname iga andja eest, kes on andnud ka, et kogudus oleks soe, valge, puhas. Kõik see maksab, isegi maa maksab ja me palume õnnista igat kodu, kes on ka ülekandega teinud oma anni pangateel. Las küllus tulla su rahva sekka annetajatele, kes on 10. osa andnud, olgu taevaruugid pärani lahti ja õnnista kõiki koguduse ohverdajaid, annetajaid. Me palume tervenduseks sinu ette Sofia, et ta põlved terveks saaks, annaksid talle tarkust, rahu koolis, kõigega hakkama saada, tugevat tervist ka emale, palju tarkust lapse kasvatamisel. Palume seda koos vanavanemaga. Palume emale Helvele päästetäid tervist, et pea ei valutaks ja oleks uimane, ole armuline. Ja samuti palutakse, et sundüürnikud saaksid riigi poolt abi ja nende seisund võiks paraneda. Palume su kätte kõik, kes on tagasi langenud, päästmist vajavad hinged, tõmba nad tagasi, kes vajavad päästmist Jeesus su nimel. Me palume meeleparandust maakler Riinale, tarkust tema töö tegemiseks ja palume ka kutsu su kätte, et ta saaks vabaks ja terveks kasvajat, mis talle valu teeb, enam ei oleks. Sündigu nii, et sinu imet tegev vägi võtab ka selle vaeva ära, sest sina tervendad inimesi ja loomi. Sa oled imeline ja võimas. Toome su ette kõik 42 sünnipäeva last. Issand, anna õnnistus kõigi peale. Tahan nad sinu ette tuua. Irina Ambros, Liidia Polotskaja, Krista Pärenson, Kaidi Nagel, Margit Mariann Koppel, Erki Jurman, Indrek Pajumets, Virve Kruus, Rutt Kobin, Kristiina Oras, Merike Mikk, Kristjan Martin Tammet, Risto Kotkas, Liina Rahuaja, Kelly Jõgi, Marje Pihlak, Ivi Lillemäe, Merike Mägi, Tiina Mõrd, Tatjana Lindeberg, Janek Karjamaa, Karel-Mark Sibold, Monika Randma, Rein Niilo, Tiina Porgand, Rika Laarits, Neili Maasing, Sigrid Polli, Margarita Morozova, Virve Saad, Mare Pikkel, Priit Sohkin, Marko Rahumets, Toivo Tänavsuu, Kuldar Saaremäe,
Eike Johanna Rannaste, Elma Tõkman, Ilmar Kivilaan, Andres Tõnismäe, Georg Masurtšak, Svetlana Filatova, Ketlin Liivak. Kokku 42. Me palume, et sa õnnistad neid vaimu, väe ja tugevuse ja tervisega kõiki. Paljud neist teevad sinu riigi tööd ja meile tuttavad ja tuntud nagu Toivo Tänavsuu ja ka Rein Niilo ja mitmed teised. Me tunneme neid, me näeme neid siin liikumas. Õnnista kõiki sünnipäevalapsi, nende kodusid, nende lähedasi. Anna, et nende ajalikud asjad oleks õnnistud, nende elu ja tervis oleks õnnistud. Ja nüüd toome su ette ka meie selle aasta eestpalvekoguduse, kelleks on Tallinna kogukonnad, mis koguneb erinevates asukohtades. Õnnistame nende karjast Joonatan Liget, õnnista pastor Joonatan Liget, nende kodu, nende kooskäimiskohti ja kogu karja. Õnnista, olgu õnnistus nende üle. Õnnista meie Eesti riiki ja rahvast. Õnnista Vabariigi valitsust, Riigikogu president Alar Karisele palume õnnistust. Peaministrile, kõigile, kellel on palju meelevalda. Me kanname su ette Ukraina rahva. Nad on palju kannatanud. Nad on külmas, ilma elektrita. Ja me keegi ei soovi selliseid kannatusi. Me palume su armu, sinu tahtmist Ukrainasse ja me palume rahu Jeruusalemmale, suure kuninga linnale. Täname, et me oleme ühe rahva käest saanud pääste, õnnistuse. Prohvetid, me täname, et meil on pääste, tulevik, lootus ja igavene elu. Tänu juutidele, õndsus tuleb juutidelt ja nüüd me palume, et pastor Heldur Kajaste jutlus ja mandoliinikoori kaunis palvelaul kõik veel õnnistaks meid rohkelt, kui me jääme ootama sinu õnnistust. Aamen. Palume istuge.
Ma tahan alustada laulust 86, 11. salmiga, mis ütleb nõnda: ühenda mu süda enesega, et ma sinu nime kardan. Ühenda mu süda enesega, et ma sinu nime kardan. Ma lugesin selle salmi teile üsna vana tõlke järgi, sest nõnda ütleb ka meie esimene piibel. Ja tegin seda sellepärast, et tundsin selles palju selgemat mõtet olevat. Nimelt mõlemas uues tõlkes, nii 1968. kui 1997. aastas, on see salm kirjas selliselt: kinnita mu süda kartma sinu nime. Ometi ei oska ma siit välja lugeda, kas sõna kinnita tähendab siin julgustust kindlustundeks või on see siin mõeldud kinnitusena kellegi või millegi külge. Just sellepärast on mulle armsam vana lihtne palve: ühenda mu süda enesega, et ma sinu nime kardan. Me kõik oleme olnud väiksed lapsed ja küllap me kõik, kui me vahel hirmu või kartust kippusime tundma, siis me võtsime kas oma isa või ema või nende mõlemate käest kinni. Ja me püüdsime sel kombel end nendega veel tihedamini ühendada. Ikka selleks, et sellisest ühendusest võiks kaduda meie kartus või hirm. Ka kui me juhtume televisioonist nägema meeleavaldajaid, siis me näeme, kuidas nad kõnnivad enamasti käest kinni ja tundub, et just enam-vähem sama tunde pärast. Sest siin läheb tõeks nende hüüdlause: ühenduses peitub jõud. Armsad, aga kui me kõrvutame neid elunähtusi antud salmiga Taaveti laulust, siis leiame, et siin on tegemist hoopis vastupidise mõttekäiguga. Taavet soovitab ju oma südant ühendada kellegagi, et enam kartma hakata. Kas ei pane see meid imestama? Soov tunda veel enam kartust ja veel esitatuna võimsa kuninga Taaveti poolt, kes ei tundnud hirmu oma elus ka paljude sõjavägede ees. See näib vastuolu viib mõttele, et kartus pole maailmas mitte ainult negatiivne ilming. Peale kartuse eri vormide, mida kohtame nii piiblis kui ka oma eludes, esineb või õieti öelda peaks esinema kõigi meie elus ka veel üks hoopis erilaadsem kartus, nimelt kartus Jumala ees, mis sõltub meie ühendusest temaga. Mida kardame meie? Kas me tunneme kartust selle ees, mis saab meist homne? Või kardab meist keegi, et Jeesus oma südamesse vastu võttes peab ta midagi oma elust loovutama? Seega tunneb ta otse kui hirmu rivaali ees, kes saaks omama esikohta tema südames. Ma loodan,
et meist enamiku südames on siiski täna kartus Jumala ja tema koja pühaduse ees. Ja see on kartus, mis ei tee meid jõuetuks ega kihuta üles mõtlematutele tegudele, vaid see on kartus, mis ehib ja ehitab meie sisemist inimest. Kartus Jumala ja temast lähtuva pühaduse ees, just see peaks olema ka meie kartus tänapäeval. Samas ei peaks see olema mitte ainult kaugeltki veel nõrkade osa, sest õpetussõnad 14.26 ütlevad, Jehova kartus on tugeva lootus ja varjupaik tema lastele. Ka etendab selline kartus määravat osa meie tulevikuski, kuna järgmine salm ütleb, Jehova kartus on eluallikas surmapaetest pääsemiseks. Samuti öeldakse õpetussõnad 9.10, Jehova kartus on tarkuse algus. Just seepärast võiksime ka täna paluda, ühenda mu süda enesega, et ma kardaksin sind, see tähendab, et ma saaksin targaks. Võib-olla mõtleb siin täna keegi, et ka ilma sellise kartuseta peaks ju usuteed käies ka hakkama saama. Toon ühe väikese illustreeriva näite oma minevikust. Nimelt 1980. keskel käisin ma tööl Sakus ja hommikuti läksin Viru peatusest bussile, mille number oli 120. Kuid ükskord, kui ma alles õige vähe sellel marsruudil olin veel reisinud, nägin ma bussi juba bussipeatuses olevat, millel oli samuti 3-kohaline number. Kuna seal peatuses antud kellaajal peatus ainult 2 sellist linnalähedast liinibussi, siis ma ka rahulikult sisenesin. Ja selle asemel, et piletikontrolörilt küsida piletsakku, ma mainisin ainult pileti hinna, mis oli 25 kopikat. Ja nõnda olles täiesti kindel oma otsuses, istusin õigele bussile, sulgesin ma rahus silmad, ilma kartuseta, et olen vale bussi peale sattunud. Algul läks tee õiges suunas, kuid kui ma hiljem silmad avasin, leidsin end kogunisti tundmata kohas. Ja mis selgus, ma olin istunud bussile number 116. Viga oli tehtud, kuid mitte ainuke. Varsti selgus ka teine viga. Ja nimelt Sakku sõitval bussil ei olnudki piletikontrolöri. Kuid ometi mind see tol korral ei olnud häirinud, ei olnud manitsenud ettevaatusele, sest minus puudus kartus. Ma eeldan, et enamuses me kõik oleme lugenud Jeesuse kõrbekiusatusest. Kuidas saatan kiusas Jeesust. Me näeme seal, et teisel korral viis ta issanda pühakoja harjale ja kiutas teda seal ennast alla kukutama, tuues esile pühakirja tõotuse lauludest 91, 11, 12, sest ma annan inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi. Kas me oleme mõelnud aga, mis oleks juhtunud nende tõotustega, kui Jeesus oleks kiusatusele järgi andnud? Nõnda me siis näeme, et see kiusatus oli hästi ette valmistatud. Väliselt oli kõik nagu õige, tõotused õiged ja vastavad Jumala sõna salmitki pidid öeldud kinnitama, kuid selle kõige juures puudus see oluline osa, Jumala kartus. Mõni aeg tagasi ma lugesin kellestki evangelistist, kes kurtis oma sõbrale, et tema asjad ei ole enam Jumala ees õiged. Sõber küsis, kas sa oled kaotanud usu või armastuse. Vastus oli ei. Mu armastus ja usk, need on kõik alles ja need on tulised. Aga ma tunnen, et ma ei karda enam Jumalat. See loetu otse kui rabas mind. Kui me väidame, et me ei karda Jumalat, siis kelle sarnaseks me saame?
selline väide võib meid asetada lähemale saatana meelevallale, kelle all, nagu näeme, ongi juba meie jumalakartmatu maailm. Selliselt tegutsedes võime me enda arvates küll kõike õieti teha, ka piiblit tunda ja seda lugeda, kuid kui meis pole ehedat jumalakartust, oleme ikkagi istunud piltlikult väljendades valele bussile. Ehkki, et kõik alguses korras tundub olevat. Ja korras tundub ta olevat just seepärast, et meie valvur, see meid virgutav jumalakartus rahulikult ja tegevuseta meis kusagil tukub. Peab ütlema, et meil on kaasajal küllap palju levinud selline tädi või issi mentaliteet. Issi annab andeks, meil tuleb vaid armastust üles näidata. Aga küsigem, kas see on ikka õige Jumala ja tema lapse suhe. Mulle ei meenu, et Jeesus oleks kunagi taoliselt oma isa poole pöördunud, öeldes minu taevane issi. Tema armastus oma isa vastu oli ka maa peal viibides täis aupaklikkust ja Jumala kartust. Ja ka meil tuleb Jeesusest selgi puhul eeskuju võtta. Mis on siis Jumala kartus? Pastor Richard Whitcomb ütleb selle kohta järgmist. See ei tähenda, et sa kõnnid ringi Jumalat kartes. Jumala kartus on pidev teadlikkus sellest, et Jumal jälgib kõiki mu tegusid, mõtteid ja sõnu. Miski ei jää tähelepanuta. Jumala kartus tähendab, et me elame igapäevases teadlikkuses tema kohalolust. Me teeme tarku valikuid, kuna teame, et tema jälgib meid. Tee oma otsuseid teadmise põhjal, et Jumal jälgib iga sinu elu mõtet, sõna ja tegu. Tarkus tuleb Jumala kartusest. Tsitaadi lõpp. Õpetussõnad 8.13 ütleb ka seda, issanda kartus on, mis asi? Issanda kartus on kurja vihkamine. Jah, ka see kuulub Jumala kartuse alla. Keegi on öelnud nõnda. On vahe Jumala armastamise ja Jumala kartuse vahel. Paljud armastavad Jumalat. Nad on kirglikud, nad annetavad, nad ülistavad, mõned isegi jutustavad. Kuid tegelik tõendus Jumala kartusest ei ole mitte taoline aktiivsus, vaid põgenemine kurja eest. Sa võid armastada Jumalat ja siiski teha pattu. Kuid kui sa kardad Jumalat, siis sa põgened patu eest. Jumala kartus ei ole sõnades, vaid on valikutes. See on öelda lahti sellest, mida on puudutanud maailm. See on lahkumine sealt, kus kompromiss tundub olevat mugav lahendus. See on ei ütlemine ka siis, kui andestus näib olevat garanteeritud. Ka Taavet armastas Jumalat, aga ometi läks ta üle piiri. Tal tuli õppida, et patul on tagajärjed ka siis, kui andestus on garanteeritud. Need, kes Jumalat kardavad, ei vaidle kiusatusega. Nad põgenevad selle eest. Just nagu Joosep, nad jooksevad selle eest ära. Kui sa tõeliselt kardad Jumalat, siis sa ei flirdi patuga, vaid põgened selle eest. Tsitaadi lõpp. Seega on armsad Jumala kartus üks pühitsuslik kartus. Arvo Valton on kunagi öelnud, ihkad saada täiuslikuks, ent täiuslikust möödad enamasti selle järgi, milline sa ise parajasti oled. Ihkad saada täiuslikuks, aga mõõdad seda iseenese järgi. Kui me pole aga õieti ühenduses Jumalaga, siis ei suuda me omada ka õiget pilti sellisest täiuslikkusest, mida ihkab Jumal näha meie juures. On teada-tuntud tõsiasi, et kartus teeb inimese tähelepanelikuks. Jumala kartus tehku seda samuti ja eelkõige vaimulike tõdede vastu.
Kuid kuidas omandada seda kartust? Taavet palus, ühenda mu süda enesega, et ma sinu nime kardan. Siin me näeme, et meil on vaja selleks ühendust. Mida teeb aga üks ühendamine? Kui me ühendame kaks nõud voolikuga, siis nende vesi saab ühiseks. Kõrgemal seisev jookseb madalamasse. Kui me laseme end Jumalaga ühendada, siis saame me enam sarnaseks Jumalaga oma mõttelaadilt ja käitumisviisilt, kuid eelkõige hakkame enam kartma tema nime ja tunnetama tema pühadust. Kuidas saab toimima aga taoline ühendamine? Taavet soovis ju oma süda ühendada, kuid ta mõistis, et ta ise ei saa seda teha. Ja sellepärast ta palvetabki Jumala poole ja ütleb, ühenda mu süda enesega. Oluline on siin aga ka meie tahe ja kaasabi. Alles siis saab Issand meid ühendada, kui me seda ise tahame ja teha laseme. Kuid see ei toimu ilma meie osaluseta. Sama toimub ka meie päästmisega. Mu Peterburis elanud sõber rääkis kord sellest üsna huvitavalt, illustreerides seda näitega lihtsast taskurätist. Näiteks kui me näeme mõnda abivajajat ja kui me ütleme temale, võta mu taskurätt, siis ei peida me seda enam oma taskus ega oota, et abistatav ehk julgeb meie taskuid sorima tulla, vaid ulatame selle talle juba oma välja sirutatud käes. Nõnda peab olema ka meie pattudega, kui me ütleme oma Issandale, võta minu patud ja anna need andeks. Siin juures me peame nad nii-öelda taskust välja võtma, nendest lahti ütlema ja need ka tõepoolest Issandale üle andma. Üsna samamoodi peaksime toimima, kui tahame, et meis elaks õige Jumala kartus. Et Kristus meie südame Jumalaga ühendaks, selleks tuleb meil ise oma käed ja süda Jumalale üle anda. Piibel räägib meile, et Jumala kartlik ja temaga ühendatud inimene kogeb õnnistust ka oma siinses elus. Nimelt on Jumala kartlikule antud ka eritõotused. Taavet ütleb 25. laulus 12. salmis, kes iganes kardab Jehoovat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida. Jumala kartus hoiab selle kohaselt meie silme ees õige sihi ja aitab valida otsustaval momendil. Siis ei istuta vaimulikus mõttes ka valele bussile. Ülo Merilo, kelle 100. sünniaastapäeva me alles üleeile tähistasime, tema oli ilus näide sellest. Nimelt, kui ta sai 75-aastaseks, siis vend Siim Teekel viis teda sealt sünnipäevalt koju ja teate, mida pastor Ülo talle autos ütles? Ma olen juba nii vana, et ei tohi enam vigu teha. Jumalaga peavad asjad korras olema, sest iga moment võib tulla kojukutse ja kas mul on siis enam aega vigu parandada. Millest see räägib? Ühest tõelisest Jumala kartusest. Ja sama väärtus elas ka meie armsas pastoris Rein Uuemõises, keda just äsja ülendati. Psalm 127:2 ütleb, Issand annab oma armsatele unes. Ja Issand andis vend Reinule unes võidu, lõpliku võidu. Imeilus tõdemus on ka see, et kartus ja armastus ei ole kunagi pühakirjas vastandid. 5. Moosese 10. peatükk ütleb, ja nüüd Iisrael, mida nõuab Jehova, su Jumal, sinult muud, kui et sa kardaksid Jehovat, oma Jumalat. Käiksid kõigil tema teedel ja armastaksid teda ja et sa teeniksid Jehovat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Kartus ja armastus elavad käsikäes. Jumala kartus tähendab armastada Jumalat nii sügavalt, et sa ei võta teda mitte
kunagi kergelt. See on aukartus või kas peaks ütlema auline kartus. Lõpetan ka 34. laulust lugedes salme 8-11, mis ütlevad: Jehova ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad. Maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Jehovat, teie tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. Noored lõukoeradki närbuvad ja on näljas, aga kes Jehovat otsivad, neil ei puudu mingit head. Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Jehova kartust. Ühinegem selle kõige pärast, siis kuningas Taaveti palvega ühenda mu süda enesega, et ma sinu nime kardan. Aamen. Tõuseme palveks. Issand, me täname sind, et sina oled hea, halastav ja armuline. Sina tunned meid kõiki ja sina näed, kui palju meis on seda tõelist Jumala kartust. Aga täna me palume, et see väärtus, Jumala kartus võiks meie elus üha kasvada. Et me võiksime sulle vaadates mõista, kui püha sina oled. Ja et sa ei ole mitte ainult issi, kes oma lapsi nagu paitab, vaid issand, sina ootad meilt ka aupaklikkust ja austust. Issand, luba meil oma eluga näidata seda, et me seame sind kõiges esikohale. Ja aita, et see võiks olla ka meie tunnistus maailmas sinu ees. Issand, et sina oled meie kõige, esimene ja viimne. Me täname sind veel kord meie pastorite eest, nii vend Ülo Merilo kui Rein Uuemõisa eest, nende teenimise eest, nende ustavuse eest ja nende Jumala kartuse eest. Issand, luba, et see võiks olla ka kõigi meie pärand. Sinu nimel. Aamen. Meid on kutsutud patust põgenema, patu taskust välja võtma ja selleks on võimalus peatselt lõpulaulu järel tulla altari palvele, sest patt tuleb taskust välja võtta, südamest välja võtta ja kuulsime ka, et patul on tagajärg ja võib juhtuda, et loodad, et sõidad ühte kohta, aga jõuad välja teise kohta. Selleks andku Jumal meile tähelepanelikkust ja tema kartust, nii nagu vanal ajal loobuti põuepattudest, nagu neid nimetati. Loobume patust ja kardame Jumalat, kardame suurt Jehovat. Tõuseme, palume meie isa palve ja siis laulame lõpulaulu 532, võtkem päästja armastusest laulda. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja nüüd 532, võtkem päästja armastusest laulda.
kaitsegu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.